Kolleegid, palun saalis vaikust, austame ettekandjat. Jah, ega ma suvalist jura ei aja. Ma räägin ikka asjast. Ma räägin sellest, et meie otsustusõigus, meie Riigikogu liikmete otsustusõigus ja sellest edasi Eesti valijate otsustusõigus maksupoliitika üle järjest väheneb. Väheneb selle tõttu, et Euroopa Liit muudkui kaaperdab väikeste sammukestega, suuremate sammukestega. Teema, mis vajaks tegelikult palju suuremat tähelepanu, kui Eesti avalikkus ei märka seda üldse, on see, kui suureks on läinud Euroopa Liidu enda võlg. Oli aeg, mitte ammu aega tagasi, isegi veel 3 aastat tagasi, kus oli raudkindel põhimõte, Euroopa Liit võlgu võtta ei saa, sellepärast, et lihtsalt ei saa, sest kes seda võlga siis maksavad, seda võlga maksavad liikmesriigid ja liikmesriikide siis ütleme, selline selja taga võla tegemine lihtsalt ei ole ei aluslepingutega lubatud ega ka poliitilist tahet või poliitilist nõusolekut selleks ei ole. Aga kuidagi juhtus niimoodi koroona ajal ja siis sõja ajal, Ukraina sõja ajal ja immigratsioonikriisi ajal, kuidagi on Euroopa Liit hakanud neid miljardeid ühiseid võlgasid tekitama endale ja see kasvab. Palju kiiremini muide kui Eesti riigi võlg, mis kasvab ka väga kiiresti. Kaja Kallase 3 valitsuse ajal on Eesti avaliku sektori võlakoormus kasvanud 5,8 miljardit. Pretsedenditu summa. Ennem seda, kui Kaja Kallas võimule sai, oli meie võlakoormus umbes sama suur, et selle ka vähem kui 3 aastaga on siis Reformierakonna juhtimisel Teeme rahanduse korda juhtimisel siis võlakoormus kasvanud 5,8 miljardit ja jätkub eeloleval aastal, kasvab rohkem kui miljard sinna otsa, 1,3 tõenäoliselt on see summa, mis tuleb, võib-olla on rohkem ka, ega siis prognoos on ju suhteliselt sinisilmne nii majanduse väljavaate kohta kui maksulaekumiste kohta. Nii et aga selle kasvu pärast me muretseme Eestis. Aga see kasv, mis toimub siis Brüsseli meie selja taga, ilma meilt küsimata, ilma meiega kooskõlastamata, Brüssel võtab ühist võlga sadu ja sadu miljardeid, sellepärast me üldse ei muretse. See eelarve korda tegemine, esiteks loomulikult ei ole meie võimuses, ei saagi olla meie võimuses, aga me ei peaks sellega nõus ka olema. Ja vot miks ma sellest kõigest räägin, see praegune eelnõu, mis ta muud on, kui üks järjekordne direktiiv, kõige selle ilusa jutu käigus, et piiriüleste mittemaksmiste ja maksu vältimiste ja ühisturu parema toimimise nimel me peame ikkagi liikmesriikidelt võtma maksuõigust ära, maksuhaldurid hakkavad siin tegema ühtemoodi ja teistmoodi, ei ole enam iga liikmesriigi enda otsus, kuidas tema maksuamet tööd teeb, ei ole enam iga liikmesriigi enda otsus, kuidas ta reguleerib mingisuguseid postipakke või käibemaksu deklareerimist ühte, teist või kolmandat pidi. Ei, sellega tegelevad meil Brüsseli bürokraadid, kelle meie maksame loomulikult kinni läbi oma liikmemaksu, mille sees on juba ka plastikumaks ja siis hakatakse meid kontrollima veel kõigel lisaks, et kas nii saab ja kas naa saab. Vaat see on selline vaikne ja süstemaatiline suveräänsuse meie sõrmede vahelt välja nõrgumine, mis toimub vot just niisuguste eelnõudega, nagu meil täna siin on. Ja me tegelikult ei tohiks sellega nõus olla. Sest küsige nüüd igaüks endalt, et millal te valimiskampaanias rääkisite valijatele, et nüüd me teeme seda, teist või kolmandat. Ma arvan, et võib-olla keskmises valimiskampaanias ei hakata postipakkide käibemaksu arvestuse üle väga detailselt debateerima, aga see suur printsiip peaks ikkagi valijatele olema nähtav ja kuuldav, et iga väikese otsusekesega, mis Brüsselist tuleb, me anname teie õigust, kallid valijaid, valida maksupoliitikat, valida energiapoliitikat, valida immigratsioonipoliitikat, valida hariduspoliitikat, valida tervishoiupoliitikat, iga sellise otsusega, mis me ütleme, et ühisturg las toimib ja las nad otsustavad seal Brüsselis ära, meie siin vaatame, kuidas me seda ellu viime. Et tegelikult valija ei ole selleks luba andnud. Viimane kord, kui valija andis loa
Eesti poliitikutel asjad Brüsselisse ära anda, oli 2003. aasta referendum. 2003. aasta septembris toimus referendum, millel pandi hääletusele mitte küsimus, kas Eesti võib olla Euroopa, seda ka küsiti, aga pandi hääletusele väga lihtne küsimus. Kas Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu tingimusel, et see on kooskõlas meie põhiseaduse aluspõhimõtetega. Põhiseaduse aluspõhimõtted on väga lihtsad. Põhiseadus ütleb, et kõrgema võimu kandja on Eesti rahvas. See tähendab, kui Eesti rahvas valimistel ütleb, et ei, me seda ei tee, näiteks vihakõne, näiteks mingisugust abielu perverteerimist homovärgiga, siis ükskõik, mida Brüssel otsustab, ei saa. Sest Eesti rahvas on öelnud, et seda ei saa. Aga meie seda ei kuula. Seda rahva mandaati meie ei järgi. Nüüd minu meelest oleks aeg selline libisev suveräänsuse äraandmine ära lõpetada. Mistõttu me loomulikult hääletame selle eelnõule vastu. Aitäh! Suur tänu! Eesti 200 fraktsiooni nimel Liisa-Ly Pakosta, palun!